Tere, mina olen Ingrid Maadvere ja näitan teile, kuidas Google Drive'i referaadis lehekülgi nummerdada, et mul on siin olemas juba tiitelleht ja sissejuhatus ja kõik peatükid, aga lehekülje numbreid ei ole. Ja selleks, et neid siis sisestada, pean ma valima siis sisesta ja lehekülje numbrid. Aga ma võtan siit kohe nüüd selle rohkem valikuid, sest siis ma saan rääkida, et mis siis oluline on. Valin siit rohkem valikuid ja nimelt esimene asi ma pean otsustama, kas see lehekülje number on üleval, see tähendab päises või jaluses. Meil on öeldud, et lehekülg peab olema jaluses, lehekülje number peab olema jaluses, paremal või keskel. Ma valin jaluse. Nii, kas me alustame nummerdamist esimeselt leheküljelt? Ei. Tiitel leheküljel numbrit ei ole, aga seda loetakse number 1, nii et siit me võtame linnukese ära ja nummerdus peab siis olema algusega 1, nii et kui on teil siin 0, siis valige 1, sellepärast et muidu ta arvestab, et esimene lehekülg on 0. Nii, ja vajutame rakenda. Ja kui me nüüd siis vaatame, siis esimesel lehel numbrit ei ole ja teisel lehel on number 2. Ja siis läheb edasi number 3. Nii et kui need numbrid tunduvad teile esialgu sellised allikamad ja heledamad, sellest ei ole midagi, et referaadi puhul siis need numbrid siin pärast välja trükkides on kõik korras. Kui ma tahan nüüd panna nii, et see number oleks näiteks keskel, kuna see on ka lubatud, kas paremal või keskel, siis ma lähen siia alla ja näete, ma sattusin jalusesse. Ma teen topeltklõpsu, ma olen nüüd jaluses, ma võin määrata, et see number on keskel ja ma saan ka panna näiteks numbri suurus, et ta oleks 12. Et ei ole, et vaikimisi oli siin 14 Times New Roman 12. Ja kui ma tahan jalusest ära tulla, siis ma pean lihtsalt klõpsama selle teksti osa peal ja ma olen jalusest ära. Nii et sellisel viisil käib siis numbrite lisamine.